Tere! Kõik on uus septembrikuus. Jadel on natukene närvid läbi, sest et, mis just juhtus? Salvestasime 50 minutit podcasti ja siis avastasime, et mute oli peal. Me teeme nüüd seda sama kõike uuesti. Tere tulemast. Natuke lühemalt, sest et mul on vaja kellaajast jõuda kuhugi, nii et meil Ja, sellepärast tuleb natuke lühem. Aga jah, nagu te näete, kes näeb, kes videost vaatab, siis meil on uus setup sel hooajal. Ja kuna me ikkagi eelmine hooaeg minu arvates ei leidnud sellele küsimusele vastust, et kes on loll, siis me jätkame. Kuigi Jade pakkus mulle juba ennem, et tema sai aru juba esimese podcasti episoodi ajal. enne seda juba. Ta teadis juba enne seda. Jah. Tahad sa öelda seda, kes on loll? Sina? No vaata, aga mina veel ei ole selles veendunud ja sellepärast me siis jätkame. Nii, suvi oli tore, suvi oli äge. Me rääkisime palju oma suve tegemistest. Jumala ketest me juba rääkisime. Aga tuleme selle juurde, kes meile kirjutasid vahepeal, sest me läksime ootamatult aga suvepuhkusele. sellest siis. Siis ära maini nime seekord, selles mõttes on hea, Jaa. kui sa uuesti teha, sest et eelmine kord mainis selle inimese nime, kes meile kirjutas. Aga ainult eesnime. No ikkagi. Okei. Ühesõnaga, Jade ütles ka enne ilusa sissejuhatuse, et jälgige meid Instas ja TikTokis. Instas ja TikTokis ja sest, et kuna me nagu episoodis ei maininud, et me lähme suvepuhkusele, siis seal me postitasime seda ja siis mulle kirjutati päris mitu inimest kirjutasid, et miks episood ei tule, siis mõtlesin, et aga me ju andsime teada, vaata, siis me ei follow, siis ma taga follow käis, sest et sinna nagu kanalitesse tuleb päris palju infot, mida meil vahest episoodides nagu öeldud ei ole. Nii et minge otsige meid Instast ja TikTokist üles, siis olete kursis meie tegemistega. Aga tuleme siis kirjade juurde, mis meile suvel tulid. Esiteks aitäh ja loen ette päris pikk ja põhjalik ja äge kiri. Hei Jade ja Mari-Liis. Esiteks ja 4 hüüumärki. Äärmiselt armas ja vahetu podcast. Iga minu sõit kodust Tallinna möödub teid kuulates. Ootan huviga alati, mis järgmiseks teemaks saab. Jade, sul on nii äge ja eriline hääl. Mari-Liis, sina oled lihtsalt nii ääretult armas ja down to earth hing. Teie vahelised arutelud on nii siirad ja ausad. Aitäh teile selle eest. Ja see lause, et kellegi teise ilu ei võta sinu oma ära. No see on puhas kuld. Nüüd aga, kuna teil on platvorm ja mul mõtteid, ehk saame abiks olla üksteisele. Ja nüüd tuleb siit 4 väga head, väga tõsist, väga pikka sellist teema ettepanekut. Ma loen need kõik ette ja me ootame, et annate meile tagasisidet, kas ja mida te soovitate, me siis arutame. Sest minul on isiklikult kahetsed tunded nende teemadega, kuna need on nii tõsised, siis jah, me võime enda nägemust jagada, aga võib-olla me peaks üldse kutsuma külla mingid eksperdid, kes nendel teemadel oskavad siis konkreetsemalt nõu anda, aga loen ette. Esimene teema. Koolikiusamine. Oma kokkupuude, võib-olla keegi, kes saab tulla kogemust jagama, et kuidas julgustada märkama ja selle vastu võitlema, kes peaks olema inimene, kes on esimene kontakt, kas siis sellele õpilasele või vahel ka õpetajale ja kuidas julgustada ohvreid sellega tegelema, kuidas peaks vanemad käituma. Teine teema. Korgijook ja muud meelemürgid ja kogemused. Äkki tahaks tulla teile keegi kogemust jagama. Näiteks hommik Anuga saates käis kevadel rääkimas üks üliäge tšikk, et tõsta teadlikkust ja jagada oma kogemust. Sest mis peamine, mitte karta ja tunda häbi, et on ohvrid. Kolmas. Kuidas käituda lähedase kaotusega? Kuidas ise olete toime tulnud? Kuidas peaks või võiks toime tulla? Kas olete nõus, et kes läheb ei taha, et nutetakse, vaid mäletatakse rõõmsat temast? Kas peielaud on teie jaoks kurb või rõõmus sündmus? No sellega on see, et mina ei ole peielaus käinud kunagi. Mina ei oskaks sellel teemal kaasa rääkida niimoodi. Aga ma olen kuulnud peielaua jutte. Seda peab kogema, seda sa ei saa kuulda põhjal. Ja no jaa, aga ma lihtsalt räägin, et nagu ma ei oskagi kaasa rääkida enda kogemusest. Teist küljest mul on, see kõlab otseselt halvasti, et mul on kahju, et sa pole peielaus käinud. Ma ei taha, et keegi nagu otseselt oleks ära surnud. Aga tõesti ei ole olnud selliseid olukordi seal, et sul seda kogemust veel tõesti ei ole. Aga 4. teema. Kuidas rääkida noore tütarlapse ja ka poisslastega erinevatest soolistest eripäradest? Näiteks menstratsioon, muud erinevad kehalised muutused, poiste varajane
liigne rõõmustamine. Kuidas Jade arvab, et sellest tuleks rääkida ja kas Mari-Liis rääkis hästi? Kuidas Mari-Liis seda tegi ja mis teeks teisiti? Ka erinevad tagajärjed suhetes, rasestumised, erinevate preparaatide kasutamised, et sellest küll olete põgusalt rääkinud, aga võib-olla jälle keegi külla kutsuda. Iga kord, kui kuulan teid, mõtlen, et selline teema oleks põnev ja selline ka, aga praegu ei meenu rohkem. PS, Mari-Liis, sa oled ühe maru ägeda selgrooga ja ise mõtleva äärmiselt südamliku tütre kasvatanud. Kui ma oma lastega hakkama ei saa, siis toon nad sina juurde. Jätkuvat mõttelendu ja soojus südamesse teile. Aitäh! Väga armas kiri, me vastasime ka. Ja siin on tõesti palju häid teemasid, et kui me külalisi siia ei kutsu või ja räägime ise nendest, siis palun andke teada, mis mõtted, küsimused, kogemused teil on. Jah, see on väga hea, et meil anti siin mingi 4 huvitavat teemat ette, sest et nagu me tavaliselt tulemegi siia kohale niimoodi, et me just enne rekordnupu vajutamist räägime, et mis me nagu täna arutame. Aga noh, see oligi meie kogu selle point ka nagu alguses, kui me hakkasime tegema seda podcast'i, siis me arutasimegi, et me ei mõtlegi midagi ette väga, me lihtsalt go with the flow nagu. Et me oleme meie ise. Jah, just. Autentsed. Aga teine kiri tuli ka suvel, räägi sellest seda. Ja ma võtsin selle üles olla. Aga teine kiri tuli juuni lõpus. See on selline. Tere, kuulasin podcast'i ja timmisin niisama kodus ja tuli tuju 2 pilti teha. Ma ei tea, kas ma olen värvipime või lihtsalt ei handli mu ajude juuksuvärv ära. Sellest ka 2 sellist pilti. Panen manusesse pildid siis. Ja siis me paneme need pildid kuhugi siia. Aga igatahes väga äge, et sa kuulad me podcast'i ja siis ma panen need siia. Ma tean. See ei aita siis, kui sa näitad. Igatahes väga äge, et sa tegid sellised pildid ja me ise ka täpselt ei tea, mis juuksevärvid meil on või ei ole. Nagu ehk siis jah, need on mõlemad väga ilusad ja toredad. Nii nunnud pildid on. Ja. Mulle iseenesest väga meeldib, et keegi lihtsalt viitsis esiteks meid kuulata, teiseks meile kirjutada, kolmandaks isegi veel joonistada. Nii et see on meie esimene joonistus, mis me oleme saanud. Ja, see on niisugune mingi digitaalne kunst. See on väga äge ja tänapäevalik. Kaasaegne just. Ja, väga cool. Nii et aitäh. Ja siis on meile ka kirjutatud Formsi, mis on siis selline veelgi anonüümsem võimalus ette tagasisidet. Ja see olid väga huvitavad teemad. Kas sa loed need ette kohe või mis järjekorrast meil lähme? Sest ma arvan, need on ägedas. Aga räägime meie suvest kõigepealt. Pidime rääkima enda suvest. Suve highlightid ja mis... Ja seda me enne hakkasime liiga palju pläkutama. Mina hakkasin rääkima lihtsalt nagu järjest, mis ma suvel tegin ja siis proua ema ütles mulle, et ma ei pläkutaks nii palju. Ja ma räägiks lihtsalt suve highlightidest, ta ütles küll. Ma näitaksin teile, mis ta ütles, aga meil kustus see kõik ära. Ehk siis ma ei saa isegi tõestada seda. Aga ma siis räägin highlightidest, et ma ei räägiks siin liiga palju, sest et kes ikka tahab minu kohta teada minu enda podcastis. Issand jumal, see ei olnud nii. See oli see, et hakkas rääkima. Ja siis nädal me olime seal ja siis enne seda oli see, õnnus oli siis. Aga miks ma ei või rääkida sellest? Inimesed äkki tahavad teada, mida ma iga jumalapäev tegin. Okei, anna tulla. Nii, ma käisin tööl. Juunis ja juulis käisin palju vähem, kui nüüd augustis olen käinud, sest et augustis ma olen rohkem olnud nagu Eestis ja Tallinnas ja augustis lihtsalt on vähem tegemist olnud. Aga rääkides highlightidest, siis mul oli juunis oli sünnipäev ja siis oli keskkooli lõpetamine. Ja siis üks mu suve suur highlight on jaanipäev, sest ma tavaliselt olen iga aasta jaanipäeval käinud kuskil festivalil, aga see aasta ma olin oma perega, siis ma tõin paar sõpra ka enda pere juurde nagu jaanipäeva pidama, et ma ehk siis olin pereseltsis, aga see oli väga tore, sest et ma igatahes see oli lihtsalt
mängisime seal igast asju ja oli lõpus on ju lõkke ääres ja mida iganes. aga ma tegin seal DJ sette, sest et mul puhtjuhuslikult oli pult ja kõlarid, suured kõlarid olid kaasas seal, sest et ma olin lõpupeol ka mänginud pilte, on ju, mille jaoks mul olid kõik need asjad kaasas, need olid meil autosse jäänud. Ja siis seal nagu üks nendest minu sõpradest ütles, et ma nagu paneks püsti selle. Seal siis, kuna vanad inimesed tahtsid Elmari raadiot kuulata, siis meil õue ei lubatud seda püsti panna, siis me panime vanasse suvilasse selle seti püsti. Ja siis see oli nii nagu tore, sest et alguses me tahtsimegi nagu õue panna, et oleks kogu platsi peale vaata kuulda. Aga siis mu tädi ei lubanud Elmari raadiot asendada. Nii et panime sinna suvilasse selle ja siis minu need sõbrad nagu ütlesid vahepeal, sest ma ise väga ei pannud tähele, mis seal toimus, ma olin nii keskendunud sellele, mida ma teen, vaata. Ma väga ei vaadanud ringi. Aga minu sõbrad ütlesid mulle pärast, et see oli nagu üliäge, et mul oli nagu mingi hetk sellest õhtust oli seal suvilas oli isegi rohkem inimesi kui seal väljas Elmarit kuulamas. Ehk siis see oli väga äge. Ja jah, see oli tore pidu. See oli tõesti see suvila oli Suvilareiv. nagu tõele, jah, see oligi suvilareiv, ehk siis seal oli nagu ööklubi tekkis sinna korraks. Ja sest, et seal oli nagu, ja sest, et seal oli nagu, seal oli nagu pime suht, seal oli vähe ruumi, nii et kõik olid nagu kokku pressitud ja nagu. Ja kõik hüppasid. Jah, et ma võin kuskile panna mingi videoga sellest, kui ma leian ja kui ma saan, aga jah, see oli äge. Et jah, siis juunis oligi nagu see suvilareiv ja siis lõpupeo set, mul olidki pigem sellised esimesed suuremad nagu setid, kus ma nagu päriselt mingi publiku ees nagu mängisin. Ehk siis jah, need olid nagu väga ägedad. Ja kes soovib DJ-d enda mõnele eventile, siis palun, meil on head välis. Ja, keda ei usu, et ma normaalselt mängin, siis võin demo saata ja kutsuge mind ja hea meelega tulen teen. Igatahes see oli juuni kohta. Ma nüüd pikalt ei räägi, sest mul lubati siin pläkutada. Aga juulis ja või noh, juuni lõpust läksin Hispaaniasse reisile. Peaaegu 8 nädalaks. Tulin juuli alguses tagasi. Ja siis, aga pool juulit ma olin ikkagi nagu eemal nagu tööst ja niimoodi, sest et tulin mingi 9. juuli tulin tagasi Hispaaniast. Ja siis järgmised päevad läksin festivalile Beach Grindile. Beach Grindist rääkidest. See oli väga tore, aga seal oli see, et esimesel õhtul eriti nagu sadas paduvihma. Terve õhtu ma täiesti tilkusin nagu õhtu lõpuks. Aga selles mõttes oli fun, nagu me ikkagi hüppasime seal mingi mudas ja see kõik oli fun. Mu lemmik setid olid Nublu ja Tommy Cash. Sest need olid nagu, seal ma täiega karjusin kaasa ja seal oli täiega palju inimesi ja see oli nagu ülilahe show ja nagu kõik oli väga äge. Aga tavaliselt mul festivalidel on alati olnud nagu mu lemmikset on olnud 5 minust, sest see on siuke Eesti nagu peoklassika. Aga see aasta seal Beach Grindil 5 minust oli lihtsalt, või noh, nende set ei olnud üldse hea. Nad olid nagu, nad tavaliselt on nagu põhiesinejad, et teised esinejad soojendavad neid. See aasta nad olid ise soojendajad. See oli nagu päris veider. Sest et esiteks nad olid päevavalges, mida ma pole vist elu sees käinud ühelgi 5 miinuse setil, mis oleks nagu päevavalges. Teiseks pool platsi oli tühi inimestest. Ja kolmandaks ta on natuke lihtsalt vanad ja väsinud juba. Ei, sa rääksid see Ei, oota, ma jõuan selleni. Nad on vanad ja väsinud, sest et nagu igatahes neil oli nagu, noh, ma ei tea ikka, nad nagu haibivad ja kerivad on ju enda laule ja siis nagu kui tuleb beat drop, siis nad panid enda päris laulu beat dropi osa mingi Martin Garrixi beat dropi. Ja mitte, et Martin Garrix oleks halb, aga lihtsalt see ei ole see, vaata. Et nagu, kui ma tahaks Martin Garrixit kuulata, siis ma kuulaksin Martin Garrixit, ma tulin siia teie laulu kuulama, vaata. Et see, et nad panid enda mingi trenažööri beat dropi asemele, panid mingi Martin Garrixi nagu dropi, see oli nagu väga suur pettumus. Ma juba olin valmis nagu mingi hüppama, siis tuleb Martin Garrixi drop, ma mingi mis asi see on? Nagu, selles mõttes, et ma ikkagi väga supportin, väga lahedad olid, aga see on üldse see, mis nagu varasemalt on olnud. Ehk siis see oli natuke pettumust valmistav, aga muidu ikkagi oli väga äge.
Juulis ma rohkem ei teinud midagi, ma käisin ainult tööl siis ja mingi chillisin. Ja augustis ma olen ka lihtsalt chillinud. Selles mõttes, et suvi on nagu suvika. Et sa chillid ja käid. Kuigi see aasta on nii halb suvi olnud kogu aeg on nagu mingi vihmane ilm ja ma äkki mäletan ainult umbes 5 ilusat päikselist päeva suvel. Eestis jah? Kahjuks. Siis kui olid päikselised ilusad päevad juulis, siis ma käisin Männikul, seal on see rope swing, millega sa nagu lendad vaata vette või mis sa viskab sind vette. Sellega ma käisin seal, me käisime nagu sõpradega mitu päeva järjest seal. Äkki mingi, ma ei tea, suve jooksul vähemalt. Meid viisite ka sinna? Ja lõpuks viisime vanemat ja väikse venna ka sinna, onju. Aga no me sõpradega ise käisime nagu väga-väga mitu päeva järjest seal. Niimoodi, et teised hüppasid ja ma lihtsalt istusin kõrval ja nagu täiega tahtsin minna, aga ma lihtsalt ei julgenud. Siis ma lõpuks läksin, siis kui need käisid ka kaasas, siis ma lõpuks läksin ja see nagu, see ei olnud üldse nii ilmus, aga sellest mul on ka video. jah, aga ma ei tea, see oli see nagu selles mõttes, mul läks nina vett täis ja mul tulid bikiinid ära seal või alla. Aga muidu oli väga tore kogemus. Ja väga cool. Mis sinu suve highlight'id on? Ära väga pikalt pläkuta sellest, palun. Selge. Justin Timberlake, ja Jennifer Justin Lopez ja siis käisin Paris pulmas ja puhkasin. Okei, ära nii lühidalt ka räägi. Okei, Justin Timberlake'ist rääkisime, kui me käisime, see oli täpselt juuni alguses, see oli 9. juuni, kui me käisime. Justin Timberlake, see oli küll, see oli ka vihmane päev, ehk siis seal ei olnud ka nagu väga mugav seista. Nagu märjana. Aga muidu oli väga äge ja nagu me mõlemad oleme TikTokis näinud viimasel ajal, et siis kui Justin Timberlake vaata oli oma tuuril on ju, käis igast erinevates kohtades, siis kõik nagu panevad üles teda niimoodi, et ta nagu üldse ei laula, vaata, et ütleb mingi 2 sõna ja siis ta saab üle nagu rahval laulda. Aga me rääkisime, me kumbki ei mäleta, et see oleks Eesti kontserdil ta ei teinud niimoodi. Või no ma ei tea, sest et ma ütlesin, no esimene kord, kui me seda sama asja salvestasime, siis ma ütlesin, et ma nüüd lähen nagu, sest et ma filmisin päris palju seda kontserti, et ma nüüd lähen koju, ma vaatan need videod läbi, ma vaatan, kas ta ikka nagu, et milline ta oli, sest et ma ise ei mäleta, et ta oleks nii vähe laulnud. Mina ka ei mäleta, aga kui ma lähen vaatan, et ta lauliski nii vähe, siis on päris naljakas. Sest inimesed TikTokis nagu kommentivad tema mingi nende kontserdi videot alla, et this could have been an email. No see on päris naljakas, et nagu see on hästi naljakas, ma olen ka neid näinud. Nii naljakad kommentaarid. No mulle isiklikult väga meeldis ta kontsert. Ei, mulle ka meeldis. Võib-olla lihtsalt sest me seisime nagu seal lauluväljakul nagu nii kaugel, et me tegelikult ei näinud teda väga hästi. Me nägime nagu mingi sükast väikest Timberlake'i seal vaata jooksmas. Aga no selles mõttes, et ma ei näinud, kui palju tal see mikrofon seal suures oli tegelikult, aga laul oli nagu tore kuulda ja show'd oli lahe näha. Kaugelt nägin, kuidas nad tantsisid ka veits. Ja, väga oli, mulle meeldis. Selles mõttes tegelikult tore. Aga selle eest nägin ma mitte üldse väikselt, vaid väga lähedalt ja täitsa elu suuruses nägin J.Lo ära, ehk siis Jennifer Lopezi ja nad, ma arvan, oli minust siuke äkki 20 meetri kaugusel või no ikka täitsa nina ees oli. No päris nina ees oli, lihtsalt sa filmistad ilma, et ta oli nagu et ta oli ikka väga lahe, väga siuke cool naine, et mis ta on 55 sellises vanuses niimoodi siuke välja näha, laulda ja tantsida, no respekt, ma ei oska muud öelda. Kui sa enne rääkisid, et sul olid ootused palju kõrgemad? Ja mul olid küll ootused kõrgemad, sest ma olen kunagi 2019 tegelikult juba käinud ta kontserdil, siis ma olin ka nagu selles nii-öelda tavatsoonis ja nüüd ma mõtlesin, et ei, nüüd et juba teist korda, et nüüd ta tegelikult tahtis palju rohkem raha kulutada, ma kohe räägin sellest ka. Et me ostsime piletid lootuses, et me oleme nagu täitsa seal lava ees ja kõike saab näha ja nii oligi, aga tegelikult see on hästi pikk lugu, see kontsert pidi alguses toimuma Malagas, nagu ühe set-upiga, kui me ostsime selle pileti, pärast see kontserti asukoht muutus tegelikult hiljem ja siis ta oli teises kohas ja teise set-upiga ja ühesõnaga. Aga no ma ikkagi nägin ta lähedalt ära ja nüüd see on tehtud ja võib-olla ongi hea, et mu ootused olid nii kõrged, sest nüüd ma nagu tunnen, et ma isegi võib-olla rohkem ei läheks, et aitab küll.
See, miks ta tahtis alguses rohkem raha kulutada ja sellepärast, et kui me olime Hispaanias, on ju, sest et mina läksin enne ära, kui see Lopezi kontsert oli. Aga ta mingi... Piletid ostsime me ette juba mitu kuud varem No tegelikult. aga noh. Ai, see oli isegi me kodus rääkisime sellest, see oligi mingi Kodus suve rääkisime. alguses. Sa rääkisid mulle sellest Lopezi kontserdist. Siis see nagu, siis seal oli see meet and greet ka, on ju. Maksis 1700 eurot nagu juurde. Mitte, et koos piletiga on 1700, veel juurde 1700 meet and greet ka, on ju. Ja siis... see oli lihtsalt kodus nagu... Me rääkisime sellest saime, et ma küsisin, et mis sa arvad, kas ma peaks ostma selle? Ei, alguses küsin, sest alguses nagu mainisid mulle nii muuseas, seal on meet and greet ka, mis maksab 1700 eurot, siis ma mingi väga lahe, on ju. Ja siis paar nädalat hiljem ütlesin, okei, aga mis sa arvaksid sellest, kui ma ostaksin selle meet and greet'i pileti, vaata. Siis mina olin väga toetav, ma ütlesin, et nagu sa arvad, et see on seda raha väärt ja sa oled piisavalt suur fänn, siis noh, palun väga, vaata go for it. Ega see minu raha ei ole. Tegelikult sa ütlesid veelgi nagu ilusamini või ennast ohverdavalt. Sa ütlesid, et sa oled nii suur fänn, et sa võid ju seda endale ükskord elus lubada ja no ega me ei peagi seda minu lõpupidu nii suurelt tegema. No vot. Sest et meil oli seal üle 30 sugulase, kes me kõik pidime kokku kutsuma, et teha restoranis sinu lõpetamist. Siis ma, vau, et päris nii kohe või? Ei, tegelikult kui sa olekski teinud mulle väiksema lõpupeo ja oleks saanud oma meet and greet'i Jennifer Lopez'iga, siis ma oleks ikka väga õnnelik nagu. Ja, aga mul kõhutunne ütles, et... Sest siis ma oleks saanud ise öelda, et mu ema on kohtunud Jennifer Lopez'iga, ta on isegi nagu katsunud teda. Ja siis ma küsisin Jadelis isa käest, oma abikaasa käest ka, et kuule, mis sa arvad, on ju. Siis ta ütles, et jaa, muidugi osta, aga palun, ära mulle kindlasti osta. Siis ma olin aga, thanks. Mina mõtlesin, kuule, tavaline meesterahvas võiks öelda, et davai, lähme, et ma just tahan nagu J-Lo'd näha, on ju. Aga ei, tema oli nagu, et ei, palun ära mulle osta. Teab, mis nagu killumine ja mingi siukest, see on, et... Aga ta ütles, et ei, muidugi endale osta, aga palun, ära kindlasti mulle osta. No vot, siis ta oli ka väga toetav. Jah, aga ma ei tea, ma tegin oma sisetunde järgi ja ma otsustasin, et see ei ole seda väärt ja et ma ei ole nagu nii siuke fänn, et ma nüüd ei saaks elada ilma selleta. Ja siis ma ei kahetse. Aga tore oli ikkagi. Ja noh, õnneks tagantjärgi mõeldes, vaata nädal aega ennem seda kontserti juhtus Hispaanias Suissili õnnetus mootorrattaga ja siis ta murdis rangluu, nii et isegi oli korraks küsimärgil, kas üldse ta tuleb ise J-Lo'le või müüme tema pileti maha. Aga ta kenasti taastus ja tuli niimoodi käsi kaelas. Ja nüüdseks on kõik. Ja nüüdseks on kõik. Tal on lihtsalt üks lahe arm siin. Üks väga lahe ja siis tal on üks lahe metallist plaat siin sees ja 6 polti. Ma näitasin sulle seda röntgenpilti. See on päris näesti, ma näitan sulle. Ma olen ainult seda arme näinud. Ei, aga röntgen on ka meil, see on päris näesti. Pärast vaatame mis. Jah. Nii et see oli kindlasti üks highlight ja siis tulime tagasi, meil puhkus natuke varem siis katkes, me tulime siis Eestisse tagasi. Sest et päiksega ei saanud väga hästi olla. 40 kraadi ja raviimast ei ole tore. Siis me tulime tagasi, siis olid noored sugulased abiellusid, alla 30-aastased. See oli väga tore. See oli väga tore, sest nad ei Tegime üllatuspeo neile. Ja sest nad ei teinud nagu pulmasid, aga nad ei plaaninud üldse teha mingit väiksemat tähistamist ka, vaata, siis me tegime nende eest. Ja nad olid nii liigutatud, sest kõik nende parimad sõbrad ja sugulased kõik olid koos ja nad tõesti ei osanud seda kuskilt nagu tulemas näha. Nii et see oli see tegi ka selle kõige lahedamaks, et nad ei oodanud seda, see on nagu palju toredam. Nii et oli palju õnnepisaraid ja jälle palju toredat. Seal ma mängisin ka pulti. Just. Nii et, vot. Mis viib meid selleni, et siis mul oli veel üks pulm, kus lausa paluti mind pulmaemaks. Ja see on minu pikaaegne hea kolleeg ja sõber. Ja see oli ka väga eriline, sest üks asi on see, et jah, ma erinevaid sündmusi olen palju planeerinud ja ka olen harjunud esinema ja kõike seda, aga et ühte pulma päriselt niimoodi läbi viia, siis see vastutus oli hoopis teine, ma pean tunnistama, sest see on ikkagi 2 inimese kõige tähtsam päev ja see tundus kuidagi palju olulisem kui mingi mis iganes tööasi. Ongi. Jah, et see oli nagu teistmoodi. Aga meil läks kõik väga-väga hästi, kõik sujus, nagu ikka meie koostöös temaga. Ja olgu siis pruutpaar veel kord tervitatud, õnnitletud, et aitäh, et usaldasite ja sain väga hea tagasiside, lausa öeldi 10/10, et kõik läks suurepäraselt ja kõik sujus ja et ma olin
ma ei mäleta, mis sõnu seal kasutati, rahulik ja mõnus ja kõik chill vibes ja kõik oli tore ja lõbus ja siit tuleb meie üleskutse. No vot, eks siis kui keegi hakkab abielluma ja teil pole ei pulmaema ega DJ-d, Palun, me oleme siin. 2 ühes pakett, väga hea võimalus. Teeme, kui te ütlete podcast'i kaudu nagu kuulsite sellest pakkumisest, siis saate mingi sõbra soodukuga siuke 5% või nii. Jah, nii et vot siuksed toredad highlight'id ja tegemised. Aga nüüd õnneks lõpuks ometi on see suvi läbi, sest et kõik juba ütlesid, et issand, nii palju sündmusi, nii palju kontserte, nii palju igasugu evente ja raha läheb nii palju igale poole, et nüüd ärge muretsege, saate kodus istuda rahulikult kõik. Jõule ma ootan küll, ma sügist väga ei armasta, sest et sügisel on vist siuke rõve. Ma ei tea, see on kuidagi nagu pime ja külm, aga samas ei ole nagu piisavalt külm, et minna mingi lauatama või suusatama või kuuse all istuda, vaata. Ehk siis see on täpselt siuke awkward mingi vahepealne aeg, kus sa nagu lihtsalt ootad. Noh, eestlased kuulevad, nad teavad, mis see on. Et elame üle, ei ole midagi. Sellepärast peabki lihtsalt hinges olema rohkem sära, et siis särad seestpoolt, et väljapoole ilma hooldama ei jätaks seda, et teha päev ilusaks. Ikka ise tuleb teha oma päev ilusaks. Räägib number 1 õnne junna. Aga ütleb seda nagu see oleks halb. Ei, see ei ole nagu halb, aga see on lihtsalt vahepeal sa lihtsalt tahad olla oma õnnetuse hunniku otsas ka, vaata ilma selleta, et keegi tuleks. Täna on nii tore olla. Ma tahan vahepeal lihtsalt istuda. Ja ei, see on okei. Ma olin ka eelmine nädalavahetus. Istusin oma hunniku otsas. Ma olin täiesti haige, mäletan. Nii kurb oli olla. Üldse pole positiivsust. No vot. No siis, kas sa tahaks, et keegi tuleks, aga ole positiivne, siis saad terveks. Aga sa tulidki. Ja väike, te olite nii nunnud kogu aeg, aitasite mind. Ei, ma lihtsalt koristasin kööki vahepeal, sest ma nägin, et haiged inimesed ei jaksa ise teha seda. Sest et ma ei olnud ise kodus on mingi, ma ei tea kui kaua, aga kas ma tegin ära teile. No tore. Aga noh. Nii, aga need... Ei, oota, ma tahtsin sellest ka rääkida. Nii. Ja ma tahtsin sellest ka rääkida, et ma tahaksin seda taima katsu, mis mul läks meelest. Sellest, et ma rääkisin mingi enne suve millalgi, vaata, et mul on nagu peale lõpetamist plaan minna reisima. See plaan on ikka jõus, aga lihtsalt mitte kohe praegu, sest et ma avastasin, ülla, reisimine maksab päris palju ja ma ei ole piisavalt rikas, et kohe seda minna tegema, on ju. Ja suvel on raske raha koguda, sest siis ma nagu käisin vähem tööl ja siis rohkem festivale ja ma käisin ainult ühel festivalil. Nii et, aga no ikkagi rohkem tegemisi, vaata. No see on pigem ka puhkamisaeg, kus nagu võib lõdvaks lasta. Ehk siis nüüd meil on plaan minna jaanuarist praegu, et me nagu terve sügis ja talv teeme tööd ja saame veel jõulud ja aastavahetus olla nagu perega. Ja siis minema, sest et kui ma kooli ei lähe, siis midagi võiks ju teha, aga ma ei taha ainult tööd teha, ehk siis ma rügan nüüd järgmised mingi 5 kuud tööd ja siis lähen minema, loodetavasti. See nagu plaan läheb nii, nagu ma olen planeerinud siiamaani. Jah, aga see, ma eelmine kord rääkisin sellest, et mul oli plaan minna Palile. Ja nüüd on muutunud see plaan ja muutunud need inimesed, kellega ma lähen. Sest et lihtsalt nagu ma ei hakka väga detailidesse laskuma, aga kõigil tulid mingid muud asjad ette ja siis ma leidsin nagu kellegi teise, kellel pigem oli nagu sama nägemus nagu minul selles osas ja siis nüüd saab niimoodi minna ja nüüd on plaan teise kohta minna, aga ma igaks juhuks veel sellest ei räägi, kui see plaan on kindlam, kui me sellele lähemale jõuame, siis ma võin rohkem sellest rääkida, sest lihtsalt praegu nagu meil ei ole mitte midagi kindlat, eks siis ma ei taha sellest rääkida, et pärast tagasi tulla olla mingi tegelikult on niimoodi, vaata, muidu on kõik segaduses. Ehk siis, kui mingi kindel plaan on paigas, siis ma võin tulla rääkida sellest. Otak. Sest et muidu pärast kõik mõtlevad praegu, et miks te ikka veel siin on, pidi ära minema ju. Nii et palun vabandust, ma natuke aega veel olen. Andke mulle andeks. Fine, saad andeks. Nii. Meil olid päris head küsimused veel tulnud vahepeal Formsi. Nii. Et alguses ma lugesin ette või me lugesime ette 2 kirja, mis me saime emaili peale, aga meil on ka see Google Forms on ju, kuhu kõik saavad kirjutada täiesti anonüümselt oma mõtteid, oma lugusid, et neid me ootame jätkuvalt jälle. Aga seal on paar päris head küsimust. Nii, aga me kõik ei jõua, sest et
meil on nüüd natuke jõuame küll need ööd lühiks. ei, me arutame ka neid ja mulle juba kirjutatakse, et ma pean jooksma. No, Et teeme selle ühe pikema, siis need järgmised 2 jätame järgmisesse. selge, sina oled Me boss ja siis teeks pea ise meeles, et Ja ma pean meeles. mhm. Igatahes meile tuli siuke kiri 19 juuni kell 11:35 ja 35 sekundit. Siin on nii täpselt kirjas. kas see on hommikul või see on õhtul? Hommikul. Ahah. Vastus 13. episoodile, miks laps kardab vanemate reaktsiooni, kuigi vanem üritab aidata. Me rääkisime siis sellest, et kui laps on nagu mingi pahandusega hakkama saanud, on ju, ja siis umbes varjab seda oma vanemate eest, seda kardab nende reaktsiooni. Rääkisin nagu enda kogemusest ja mida iganes. Enamasti, kui laps teeb midagi, mida lapsevanem ei osanud ette aimata, tekitab pettumust vanemas või ärevust, mis omakorda võib mõjuda lapsele kui kurjus. Lapsevanem isegi ei saa sellest aru, sest kõik on üllatunud ja või pettunud. Aitab see, kui esimene reaktsioon on olnud ja juhul laps kardab, sulgudes läks oma tuppu siis näiteks, siis lapsevanem peaks võtma hetke hingata ja minema lapse juurde. Rääkima rahulikul häälel ja vabandama, et endast välja läks või nii tundus. Siis saate koos edasi arutada, mida tehtuga teha ning kõik laabub paremini. ja armas tagasiside, ma tahaks teada, kes see kirjutas, kas see oli nagu lapsevanem või oli see ise? Ja me nime ei taha teada kellest, kas sa oled lapsevanem või sa oled, mis staatus sul on. Tegelikult on tore selliseid erinevaid nagu nõuandeid saada, et Ja see on ka cool, et ei pea kogu aeg kirjutama meile nagu küsimustega, vaid võite ka mis teie teete sellises olukorras? Et seda on ka nagu huvitav lugeda. Praegu, sest kõikidel on väga erinevad arusaamad. Vaata, ma sulle ütlesin ka ennem, et ma suve jooksul sain täiskasvanutelt Selle sama teema kohta. jah, sama teema kohta. Selle kasvatuse. Jah, et oli selliseid täiskasvanud, kes ütles mulle, et oh my god, Mari-Liis, see on jumala õige, on ju, et ma olen täiega sama meelt nagu sina, et noh, et kõik, mis te seal Jadega, ma ei tea, vaidlesite mingitel teemadel, on ju, et ma täiega nagu respektin ja ma olen jumala nõus, on ju, aga ma saan aru, et miks Jade nii mõtleb, et noh, ma olen ka noor olnud ja kõik siuksed jutud, on ju. Aga mul oli suvel 2 täiskasvanud, kes tulid, ütlesid mulle, et mina ei tea, minu meelest on Jade jumal normaalne ja tal on täiega nagu õigus, et ma ei tea, miks sa nii karm ema ja nii kuri oled. Ma mingi, oh really nagu. Jah. Nii et ei no, respekt, ega sellepärast ma ütlengi, et minu meelest me ei ole aru saanud, kes on loll. Ja siis ütlesid ka veel, et üks nendest täiskasvanutest, et tal endal ei ole lapsi, kui ühel on, on ju. Ma arvan, et see täiskasvanu, kellel ei ole lapsi, oleksid väga hea lapsevanem. Kui sa minuga nõustud. Ma lihtsalt kõigil ei õnnestu. Nii et ei, väga äge, jumala tore on saada mõlemat pidi seda tagasisidet. Ja tegelikult see on väga hea tagasisida nagu. Ma ei solvu ka, kui keegi ütleb mulle, et ta ei ole nõus minuga, et see ongi fine nagu, et ega siis. See on jumala fine, kui te temaga ei nõustu. Aga kui te ei nõustu Jadega. Siis on jama majas. Siis te saate blokki ja siis te ei saa enam kuulatagi podcast'i. See on nali. Ma ei ole tegelikult nii tundlik. Nii, kas me nüüd peame ära lõpetama, sest meil on kiire või? Sest sa ütlesid, sa järgmise ei taha enam lugeda, jah? Ei no ma tahan, aga lihtsalt järgmise episoodi, sest et ma sain eelmise. On millega järgmine kord jätkata, et algus on tehtud jälle ja toredat alanud kooliaastat, kooliaastat, kes läksid kooli, toredat seda uut ärihooaega, kes läksid tööle. Nii et olge terved, sööge sidrunit ja küüslauku ja ingverit ja elame selle pimeda aja koos rõõmsalt üle. Jah, aitäh. Aitäh.